kõiki, kes on täna siin ruumis ja kõiki neid, kes meid vaatavad. Ja just nimelt ma pöördun ka nende inimeste poole täna veel eraldi ühe palvega, kes meid nii-öelda läbi interneti on jälginud ja jälgivad ja peaks ütlema, et on päris palju neid inimesi. Ja minu käest on küsitud mitmeid kordi, täna ma ütlen kohe ette, ma püüan väga lühidalt seda teha, ma ei hakka jutlustama, praegu ma jutlust ei pea, ilmselt järgmine pühapäev on kuu esimene püha, ma juba jutlusega tulen teie ette, aga täna ma räägin väga kokkuvõtlikult Eelimi kirikust. Sest minu käest on küsitud, mitmed on, mis kirik see on, kuidas tema ajalugu on ja mis seal on olnud. Seda võiks väga pikalt rääkida, see on kirjutatud, see on isegi tehtud seal koolis, seminaris, keegi tegi diplomitööd sellest ajaloost ja kõik. Aga ma võtan nii kokkuvõtlikult selle, et praegu võib öelda, asutati see kogudus, nelipüha kogudus Eestis 1925. aastal, nii et praegult on 2025, nii et meil on 100-aastane juubel. See kogudus on vana 100 aastat. 100 aastat, ma toon tähtsamad asjad välja, eks ole. Ja paneme tähele, selle koguduse asutajad olid Rootsist. Nad tulid Eestisse elama, 2 evangelisti, Valdemar Ölvikson ja veel hiljem teine nimi tuleb siin veel. Ja Ölviksoni eestvõttel rajati kogudus. Ja sai see alguse Lääne-Eestis, hiljem ta tuli Tallinna 1925 ja sai üüritud koosolekute pidamiseks Pikk tänav 1, 60, maja 3. korrusel üks ruum, mida üldiselt kasutati tantsukooli tantsusaalina. Vaatamata kitsastele oludele oli kuulutustöö ometi tulemuslik. 4 püha sõnumist huvitusid isegi tantsukooli õpilased. Nii et algas 100 aastat tagasi siis Pikk tänav 60. Õige pea oli vaja suuremaid ruume, siis koliti üle baptistide palvela Mardi tänav 15, mis võeti üürile. Seal oli jumalateenistus ka 1. oktoobri 25, kuigi hoone oli viletsas seisus ja kütmata, kogunesid sinna 100 inimesed, kelledest paljud said päästetud ja püha vaimuga ristitud. 100 inimesed püha vaimuga ristitud ja päästetud. Koguduse asutamiskoosolek tehti, sel hetkel kuulus sinna 102 liiget. Edasi võeti kogudusse veel üle 100 inimese juurde esialgu. Ja koguduse vanemaks valiti Elof Hansson ja Vald Ölviksson, need 2 Rootsi meest olid. Hansson oli rootslane, hiljem oli siin koguduses ka Hansson oli pastoriks, aga ta on teine Hansson. Koguduse töö oli õnnistusrikas ja avaldusid vaimuannid, toimusid pöördumised. Koguduse esimeseks aasta koosolekuks oli liikmete arv 3-kordistunud, 315 inimest. Kuna kogudustöö laienes, jäi Mardi palvela kitsaks, kaaluti uue palvela ehitamist
kuid siis leiti hoopis kasulikum, et on osta pooleli olev ehitus. Ja see pooleli olev ehitus, ma räägin nüüd ise, oli see samane maja. Seda 29. aastal olid hakatud ehitama üks kogudus, aga raha puudusel nad ei saanud seda edasi viia. Ja siis Eelimi kogudus, mis oli Mardi tänaval, ostis ära selle krundi ja alustas siin ehitust, mis viidi kiiresti lõpule. Ja ost vormistati 1930. aasta detsembris ja koos juurde kuuluva maaga, siin oli palju maad oli, aga see hiljem võeti ära kõik, siin teed ehitati ja nii. Ja tähendab, hakati ehitama siia seda maja. Ja kui ta sai valmis, ma ütlesin, et ma ei peatu pikemalt, ma katsun nii lühidalt kokku võtta. Ta sai valmis, siis oli koos rõdudega 750 istekohta oli siin. 750 istekohta siin, saal, kõik. Kõik selle kohta on fotod mul olemas, laulukoorid, laste tööd, 150 last oli laste, kõik lapsed on rivis, kõik väljas. Siin maja ees on foto tehtud. Ja paljud ei tea seda Eestist. Paljud arvavad seda, et nelipüha kogudus on ainult siis EKNK, kui tulid siia 3 meest välismaalt ja lõid selle kogudus. Ei, siin oli juba kaua enne seda olid. Ja veel palju oli neid tütarkogudusi, ma nimestan neid ka siin. Ja siis 750 istekohta ja siia pandi suur kiri külje peal, ka juba vanal majal oli see Eelim oli siis kirjutatud see vastavalt piibli järge, kus oli suurem peatuspaik, kui Iisraeli rahvas läks kõrbest. Ja avajumala teenistus siis siin palvelas juba peeti 31. detsembril 31. aastal. Ja vaimulik töö jätkus hoogsalt. Igal aastal liitus kogudusega inimesi ja õige pea oli siin juba 500 liiget. Peale selle olid eri paikades Eestis olid veel need tütarkogudused. Siin on ära toodud aadressid isegi Sitsis, Nõmmel, see on Aadri roheline tänav, see on vanasti oli ta Kadriorusman 16, muid asulaid, kus elasid koguduse liikmed ja oli 72 Eestis. Antsla, Järva, Jaani, Lihula, Paide, Petseri, Pärnu, Tapa, Tori, Võru. Tallinna osakonnas ja lähiümbruskonnas tõusis liikmete arv 647-ni ja siin ja aga ma ütlen veel kord, ma ei võiksin väga pikalt neid asju jagada, aga ma lähen, see on meil kõik kirjas, aga ma lähen nagu tähtsamate asjade juurde ja ütlen ka, miks ma seda üldse räägin täna. Et see on ka vajalik. 36. aastal anti välja usuühingute seadus ja Siseministeerium juba hakkas liitma kogudusi. Nii palju nimetan, see ei olnud mitte see Nõukogude aeg, kui Venemaa tuli, vaid see oli enne seda, see oli meie esimese vabariigi aeg oli. Nagu kui ma ütlesin 37. aastal. Ja
see maja, mis on meie taga siin nurga peal, see kivimaja, see oli politseijaoskond seal. Seal võib isegi öelda, see maja on seotud, isegi te näete, kui lähete mööda, vaadake seal ukse kõrval nurga peal on niisugused jäljed seina sees, niisugused augud. Seal oli üks tahvel, ma mäletan seda, ma olen mööda käinud siit majast ja tean, et seal oli kiri, et selle maja nurga peal lasti maha Viktor Kingissepp. See oli kommunist, suur kommunist, kelle järgi oli Saaremaa oli omal ajal Kingissepp ju. See oli tema nime järgi. Ja Kingissepa tänav on, see Liivalaia tänav oli Kingissepa tänav. Aga siin ta lasti maha selle meie kiriku ja selle politseimaja nurga peal. Ja muidugi see oli suur löök kommunistidele siin ja aga noh, jah, need niisugused asjad on juhtunud, aga mis puutub politseijaoskonda, siis hakati keelama. Tuldi siia kirikusse, et ei tohi, pange aknad kinni, kui jumalateenistused on, et ei tohi keeltega palvetada ja inimesi terveks teha ei tohi. Vot niisugused keelud tulid, politsei poolt tuli. See oli Eesti Vabariigi aegne politsei. Ja ei tohi tervendada inimesi ja keeltega rääkida. Ja no kui tuli siis päris Nõukogude aeg 44. aastal, kui kogudused liideti kokku Oleviste kirikusse, siis ka see eelimus oli juba ära võetud, kõik oli nagu ta oli konfiskeeritud, asjad kõik. Ja Oleviste kirikusse läks siit 470 inimest. Liitus Oleviste kirikuga. See oli suurim liitujate rühm üldse eelimist, kes läks Oleviste kirikusse. Teised läksid ka mööda laiali Eestimaad ja osa lahkus, kui kõik see toimus, aga eelimist läks 470 inimest. Ja no siis hakkas seal Oleviste kirikus need jumalateenistused juba ja nüüd veel peale taasiseseisvumist, kui Eesti sai nüüd vabaks, siis Oleviste kirikust otsustasid üks rühm inimesi, kes veel olid jäänud, vanad kristlased, tulla tagasi siia ja luua see uuesti Eelimi kogudus üles ehitada nii. Ja siis oligi, kes tuli Oleviste kirikust, oli Sulev Hanson, Endel Sulev Hanson, ka tema oli ja ta oli Olevistes, tundsin teda isiklikult, ka mina olin seal, ja Hans Mirka oli ka siin. Tulid siia, pluss veel neil oli siin 10 inimest, kes veel olid nende vanade nendest ja nad said loa ametlikult kõik selleks. Ja, aga see maja oli elanikke täis, siin oli üüripinnad tehtud, suur saal oli ehitatud ringi kõik ja ühiselamuks, nii et see oli jubedas olukorras, võib nii palju öelda. Ja siis tekkis selline asi, et jah, torn muidugi oli maha võetud, mul on fotod, me paneme need fotod pärast, et räägime jälle, kui oli Tallinna pommitamine, siis siin ümbruses majad said pihta ja läksid põlema siin kõrval, kus on üks parkla, natuke edasi minna, seal oli väga ilus, olen foto peal näinud, metodisti kirik oli, see põles maani maha, ta sai, Eelimi kirik jäi absoluutselt puutumatuks. Suured tulekahjud olid ümberringi, aga seda kirikut ei puutunud. Ja siis, kui hakati nüüd uuesti seda üles ehitama, siis inimesi elasid siin korterites, mis olid tehtud ja see pastor, kes oli Endel Hanson siin, tema hakkas siis neid asju vabastama nii-öelda kohtu kaudu ja see oli väga suur, raske oli talle, isegi kätega tuldi kallale, niisuke kontingent siin valitses. See oli nüüd kõik enne meie tulekud oli. Ja
pange tähele, nüüd ma ühe asja räägin. 1997. aastal see toimus. Võis alustada renoveerimistöid, võt see ruum siia tuli kirikuruumiks, selle osa sai kätte. Aga siin üleval oli korter, see oli kunagi pastori korter, aga siin elas üks inimene ja kuulge nüüd, mis edasi sai. Ettevalmistustööd laienesid selle kohal olevale teisele korrusele, kus töö pidurdus endist koguduse vanema korterit valdava meeskodaniku tõttu, kes keeldus ruumi vabastamas. Kohtulgi polnud õigust valdajat niisama lihtsalt välja tõsta ja too, tähendab see, kes seal elas, teataski kõrgilt, et tema lahkub korterist vaid siis, kui ta jalad on ees. Ja välja kantakse. Taevas muidugi kuuldi seda ja reageeriti vastavalt. Juba mõned nädalad hiljem kantigi see mees majast välja jalad ees, sest teda oli tabanud äkksurm. Ehkki ta polnud nii haige ega nii vana, et siit ilmast lahkuda. Niivõrd resoluutselt kõrvaldas Jumal tööde takistaja, see juhtus juunis 1997. See on Jumala töö nüüd. Umbes 3 aastat hiljem toimus midagi taolist hoone teises tiivas, kus üks mainitud asukaist võimukas naisterahvas oli vastuseisu peamisi õhutajaid, et mitte vabastada seda maja kõik. Ja ühel päeval tuli ootamatult teade, et see naine on surnud. Ka tema polnud suremiseks kuigi vana. Pärast seda suhtlemisõhkkond majas märgatavalt paranes. Järeldagem siis, et Jumal tõesti ei lase ennast pilgata ega oma tööd peatada. Vastuseisjad võivad kaotada elu igas mõttes. Kallid, see on väga tõsine asi, mis ma praegu räägin teile. Siin on kuupäevad, asjad, see on registreeritud asjad. See ei ole muinasjutt, need asjad on juhtunud. Siin majas on juhtunud need asjad. Siin majas on palju juhtunud. Siin majas on tuhanded tervenemised, palvekoosolekud, piiblikoolid, kõik, mis on olnud, meil on kõik materjalid, fotod, kõik on olemas selle kohta. Ja nüüd lähen selle juurde. Saabus aasta 2002, tolle aasta veebruari algus. Tähistasime pidulikult koguduse veterani vanemate kogu kauaaegse liikme Mirka 90. sünnipäeva ja järgmisel kuul lahkusid majast viimased elanikud. Seega vabanes tee palvele abiruumide ja korpuste ümberehitamiseks. Nii et maja sai vabaks siis 2002. Aga 17. oktoobri õhtu pimeduses puhkes nimetatud korpuse kiirelt leviv tulekahju. See oli saali pool seal, kus see Piruka liisu on seal pool nurgast. Ühesõnaga süüdati see maja põlema. Peagi oli suurem osa majast lausleekides. Tuletõrje peatas tule, kuid see oli juba jumalateenistuste saali tungimas. Tahma ja kustutuse vett sattus ka sinna, siiski polnud need veel nii hirmsad, aga hiljem vajus see kõik kokku, see katus ja sarikad ja kõik see vajus kokku. Nägin seda, ise sõitsin siia vaatama, kui see juhtus Tallinnas, me nägime seda pilti sellest majast. Siin on selle kohta fotod, me paneme need fotod
üles selle minu jutu juurde mõningad fotod, te näete, milline see maja oli. Ja näete ka, milline ta praegult on. Ja selle põlengu põhjuseks oli kuritahtlik süütamine. Ehkki ühtki süüdlast pole leitud tänini, on meil kindel arusaam sellest, kes oli teo toimepanijad. Majas toimunud tulekahju jäljed on näha veel mitu aastat järjest. No kui meie tulime siia, siis me nägime neid jälgi ja kõike veel. 2010. aastal, siis kui meie tulime Oleviste kogudusest ja pastor Hanson lahkus 16. märtsil 2010, et minna paremale kodumaale. Ta oli 86 aastat vana. Ta tegi tööd veel väga edukalt, ta oli ehitusinsener, ta juhatas palju töid ja asju, aga muidugi see suur saal oli ainult, lagi oli ja põrand ka, aga kõik see on hiljem nüüd ehitatud juba nendel aastatel, kui meie tulime siia. Nii palju on siin kirjutatud, mina ei ole seda koostanud, see on üks endine selle koguduse vanemat, kes diakon oli, kes selle koostas. Ka tema on lahkunud juba siit elust. Pärast seda otsustas kogudus kutsuda koguduse vanema kohale Oljus Stalingu. Ma täpselt ka loen selle, nii on siia kirjutatud. Pereraadio saatesarjas tuntud inimese. Ent see polnud mitte tema kutsumisel määrav, palju tähtsam oli, et ta on palju aastaid pühendunud vangide evangeliseerimisele vanglatöö kaplanina. Sellist panust on vääriliselt hinnatud Olevistes korraldatud vastava talituse kaudu sai 2003. aastal Oljus Stalingust ordineeritud pastor. Seega tõusis tema kaplani töö vangide hulgas uuele tasemele ja meie ettepanekut kaalus pastor Taling põhjalikult, olles selle Jumala ees läbi katsunud, võttis ta pakkumise vastu. Oleviste koguduse liikmena informeeris ta tehtud otsusest ka oma kogudust, sealt saadeti ta teele uuele tööpostile tänu sõnadega ja õnnistustalitluste vahendusel. 30. mail 2010. aastal valiti O. Taling Eelimi koguduse pastoriks ja juhatuse esimeheks. No nii palju ütlen veel, et mitte üksinda, me tulime koos Mariannaga ja siis hakkas remont pihta, siin ei olnud kütet sees ja palju asju. Jumal eriliselt õnnistas seda asja, aga nüüd miks see jutt sai räägitud, üks asi, siin oli huvitavaid asju ja neid on veel väga palju siin sees, kuidas see töö käis tol ajal ja siin keldriruumides, mis on praegu meil välja üüritud, siin samas all on keldrisaal, kus siis Sander Kukk tänava inimestega, nad kogunevad siin teatud grupiga, neil on siin palvekoosolekud siin samas all, oleme selle neile andnud kasutada. Samas ruumis käib Valguse tee kogudus, käib juhatusega palvekoosolekuid siin tegema esmaspäeviti, hommikuti, varakult. Nii et ma tänan Jumalat kõige selle eest. Ja aga Jumal on teinud suuri asju ka siin, oleme kogenud, kuidas on siin imed juhtunud, terveks saanud, päästetud inimesed saanud. Nii et meie oleme siis Mariannaga 14 aastat siin ja maikuus siis läheb viimase 4 aasta, viimane aasta meil. Nii et kõik on Jumala käes, aga nüüd seoses nende tulekahjudega ja kõige ümberehitustega
see kogudus, need projektid, kõik, mis olid, on aegunud, nad ei kõlba, me tuletõrje osas saime kõik korda, küllaltki kallid need asjad on, need tuhanded on läinud sinna, võime öelda nii palju, ja see on vastu võetud, nii et tuleohutusega on meil korras, aga see juurdeehitus, kuna 3. korrusel ei olnud ju neid ruume üldse, mis praegult on, seal on kontori ja ka külaliste niisugune elamine, 2 tuba. Nii et need on, ei ole projektides ja siin ka muid ringi ehitusi ja nüüd meil on vaja ehitada, õigemini ta on juba ehitatud, aga on vaja kinnitada, need tehakse uut projekti. Praegu see on arhitektid ja geodeedid käisid siin ja kõik tuleb ringi teha ja see on väga kallis asi. Ja läheb meil üle 10 000 maksma kõik kokku, 7 000 on, 5000 oli elekter ja 2500 on ette makstud projekteerimist. Need 7500 ja ka kindlasti sama palju või rohkem läheb veel. Nii et kallid Jumala inimesed, kes te praegu kuulete, näete seda nii siin saalis kui ka oma aparaatide juures, kui te tahate toetada selle, ma ütleks, väga huvitava saatusega Jumala koda ja seda tööd, mis siin edasi läheb, see ei jää veel seisma ja ma usun kindlasti, et Jumal saab siin veel suuri asju tegema, siis meil tuleb selle minu jutu lõpus, me paneme üles ka pilte, te näete, millised oli see maja kunagi, milline oli ta ilma tornita ja milline on see ilus vasest torn, kui see seisis veel maja kõrval enne, kui ta üles tõsteti, me paneme need fotod kõik, see on suur töö, on tehtud väga suur töö, aga Jumal on aitanud kõike seda tehtud. Ja kütted on sees ja oma katlamaja on, kus meil on kõik nii, et see on Jumala arm, aga suurim töö on muidugi see, et inimesed on päästetud saanud, terveks saanud ja paljud on õnnistatud saanud siin ja nii, et see on kõige tähtsam. Ja loodame, et sellega läheb edasi. Nii et see, mida ma kõik rääkisin ja nüüd ka palusin, nii et ei ole häbeneda midagi, me ei pea kartma abi paluda, sest me oleme ka ise aidanud, kui vaja on ja kui võimalus on teisi. Ja teeme seda ikka edasi ja ka see kontonumber ja kõik saab siia ülesse pandud. Nii et te näete seda ja Jumal õnnistab igat rõõmsat andjat, nagu öeldakse, ja sellega te jätate ka ühe jälje selle koguduse, et ta saaks korralikult kõike neid uusi projekte ära lõpetada. See töö on alustatud, lihtsalt ta on läinud palju kallimaks. Arvasime, et saame ise hakkama, aga me vajame abi. Nii et aidake meid, Jumal aitab teid. Ei oska paremat öelda. Nii ta on olnud minu elus ja ma tean, et ma teen ise seda ja Jumal tõesti teeb seda. Olge väga õnnistatud, kallid vaatajad, kuuljad ja õige pea tuleb siia inimene, kes jutlustab täna. Nii et armu ja rahu kõikidele.